Aga alustame seda plokki Alar Astoveriga, kes on Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht ja professor. Palun! Tervist, austatud akadeemia president, asepresident, akadeemia liikmed, kaasaelajad koha peal ja veebis. Kõigepealt suur tänu selle julguse eest, et akadeemia üldse mullateaduse positsiooni välja pakkus, et sellest on jällegi aeg möödas, et ühe korra Loit Reintam on seda võimalust sisustada ja kanda saanud. Minu enda taust, et olen põllumajanduse haridusega ja sealt jõudnud siis kitsamalt mullateaduse osale ja teadustöö peamine fookus on rohkem olnud seotud seetõttu agroökosüsteemis olevate muldadega, kui ka häid kaastöid on olnud ka teiste ökosüsteemides paiknevate muldadega. Lisaks sellele, et kogu oma akadeemilise karjääri algusest ma olen ka tinglikult põllul tööd teinud ka ja hariduspõllul ja kandnud sellist õppetöö vastutuse alates bakalaureuseõppest tänaseni kuni kõikidel astmetel. Olen ka valdkonnas ühiskondlikult aktiivne olnud ja eest vedanud ja ergutanud siis mullateaduse seltsi ja sellega seonduvaid tegevusi. Mul tervikuna, et kui järele mõtleme, et on kõigile elus organismidel justkui nagu lahutamatu osa, ehk ta on sõlmpunkt, kus litu, hüdro, atmo ja biosfäär kokku saavad ja tänapäeva ühiskonna suur nagu väljakutse on, et need planeedi piirid justkui teatud suureneva inimsurve mõjul paratamult hakkavad kuskil nagu otsa saama. Väljakutsega on ka selgelt selles, et mulda areneb ja muutub ajas ja ruumis, et ei piisa selles, et kui me selle teatud teadmised või info ühe koha peal selgeks teeme, et me teadma ka, et kuidas see nagu ruumis paigutab, et teadlikumaid otsuseid kas siis ökosüsteemide kaitseks või kasutamiseks nagu teha. Ja loomulikult ta kannab mitmeid asendamatud olulisi ülesandeid, alates sellest, et sellest sõltub meil suuresti see, et kus ka inimühiskonna tarvis tuleb siis biomass, et kogu biomajanduse alused, alates sellest, et me tahame hästi odavalt ja kvaliteetselt süüa saada. Ja loomulikult keskne roll siis selline keskkonna tasakaalu reguleerimise selle ümber kõikvõimad ainete, energiavarud, muundumised ja tänases viimastel kümnenditel kõige kuumem, kus siis muld ka on tähelepanu keskmes olnud, on kliimapoliitikate kontekstis ja selles teadusvaldkonnas, et kuidas ka siis läbi taimuldsüsteemi rohkem siis süsinikku atmosfäärist muldade siduda ja teda seal hoida ja et ta pakuks mitte ainult siis seda talletamise, vaid ka muid ökoloogilisi hüvesid kuni selleni välja, et muld on väga selge ja tugev elurikkuse kandja ja mitte ainult see, et mis on maapealne elurikkus, vaid ka mullas sees ja selles tõenäoliselt tulevad järgmised kõnelejad, kes siis teatud elurikkuse osas omavad veel süvamat ekspertiisi. Inimsurve paratamatult on, me ei pääse sellest, et küsimus on, et kus see tasakaalu nagu punkt leida ja kasutuse ja poliitika vaates on ta ka selgelt nagu taastumatu ressurss ja kui neid hinnanguid nagu tehakse, et siis on ilusad sellised mitte jutumärkides ilusad loosungid, et 60-70% maailma Euroopa muldades on halvas seisus, et me peame kiiresti midagi nagu edasi võtma, aga me peame selgelt aru saama, et see suur loosung väga palju meid edasi ei aita, sest muld ja see ümbritsev süsteem on alati kohalik ja me peame kohalikke konkreetseid muresid nagu ja lahendusi teadma. Ühelt poolt selline poliitilise nagu toena lõpuks Euroopas on mulladirektiiv just eelmisel kuul nagu vastu võetud, et see annab ka sellist raamistikku see, et kuhu teadus, kas siis mullaseeriaga paremini kaasa minemiseks peab nagu tuge pakkuma. Ja mulla üldine suur nagu väljakutse on tegelikult siis selles, et nii nagu ka inimese tervise juures ei piisa sellest, et me üksiku näite ära mõõdame, me peame nagu tervikuna seda hinnangut ja nägemist tegema ja alates sellest, et on mullas siis erinevad bioloogilised, keemilised, füüsikalised näitajad, mida me saame hinnata ja samas me ei tohi ära unustada ehk jällegi, et muld on ka iseseisev tervik, tal on oma klassifikatsioon ja selles tervikpildis ma olen üritanud siis
siis ka nii oma eeskäijate tegevust jätkata kui ka ise nagu panustada. Järgmisena ma tooks esile võib-olla need võtmeteemad läbi selliste suurte pealkirjade, et kuhu me siis viimastel perioodidel rohkem oleme nagu teaduse mõttes ja kuni siis rakenduseni välja panustanud. Eesti mullateadus ka juba pika ajalooga suund, alates Loit Reintamist, Raimo Kõlli, Hugo Roostalu, kes oli ka minu akadeemilise tee alguse nagu juhendaja, on siis mulla orgaanilise aine ja sellega seotud nagu nii varude arvestus, vood kui ka kvaliteedihinnang. Ja tõenäoliselt, mida me varasemaga oleme nagu juurde teinud, on ka teatud uusi metoodilisi lahendusi kuni siis modelleerimislahendusteni välja, teiselt poolt integreerinud ka rohkem selliseid analüütilisi võimalusi, sealhulgas ka siis kaugseire lahendusi, ehk me suudaksime siis suuremaid alasid sellise teadliku hinnanguga mulla seisundist katta. Ja loomulikult kogu see süsinikuringe ja see arvepidamine siis rakenduslikus mõttes omab väga otsest siset ja seost, et kuni sinna, et on kasvuhoonegaaside inventuur ja jutumärkides kurikuulsad need märksõnad LULUCF ja see, ja seal taustal käib ka tegelikult siis aruandlus selle üle, et kui suur on mulla orgaanilise süsiniku varu ja kuidas see nagu muutub. Ja praegu ka mitmed käimasolevad projektid, siis me üritame panust anda sellele, et see arvepidamine saaks nagu parematele alustele viia, ehk see kvantifitseerimine oleks asukohapõhisem ja parem, kui ta seda täna on. See ei pruugi alati vastust anda, et see parem lahendus nagu riigi aruandluse mõttes parema tulemuse annab, aga vähemalt me teeme seda teadlikumalt. Ja samamoodi, et see süsiniku arvepidamine aruandluse mitte ei ole ainult selles, et riikide tasandil ja kuskil suurt arvepidamist tehakse, vaid see on jõudnud ka nõndanimetatud erasektori süsinikukvootide ärini, et põllumeestele nõndanimetatud süsinikupõllunduse teatud programmidega on võimalik liituda ja kuidas seda reaalselt nagu rakendada ja tegelikult siis tõenduspõhiselt nagu hinnata, mis seal mullas selle süsiniku ja selle varuga tegelikult juhtub, see on ka siis see osa, kus me oleme selgelt nagu panustanud. Teine pool, alates mu akadeemilise tee algusest, on ka olnud siis mullas olevate toitelementide tasakaal ja selle bilansside arvutused ja nende siis edasiviimine ja teiselt poolt, kui midagi nagu mullas puudusväetistega saab seda kaasa aidata, et see väetamine oleks siis tasakaalustatud nii taime kui mulla kui ümbritsev ökosüsteeme võimekus ja arvestav ja ka järjepidevalt ja käimasolevalt on siis tegevusi, kus siis nii Maaülikool kui ka maaelu uurimise teadmuskeskus ja teatud tegevused ka koostöös Tartu Ülikooliga näiteks seal ümber, et kui väetamisest sõltub ka väga selgelt, kui palju kasvuhoonegaaside emissioonid on, ehk seal on nagu häid koostöönäiteid ja sellist panustamust meil nagu olnud. Jällegi üks see, et seda toitainete nagu liikumist ja bilansi arvetust viia nagu rakendusse, siis oleme ka välja töötanud sellised bilansikalkulaatorid, mis on täna jõudnud siis riigi justkui hallatavate e-PRIA süsteemideni ja teatud siis keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele on see arvepidamine lämmastikubilansi käigus juba täna ka kohustuslikuks, kui öelda nagu pindalaselt ühiskondlikku mõju, siis ütleme, et meie teatud arvutusmudelid on suurusjärk 400 000 hektari kohustuslikud, et kas see on hea või halb, et selgelt sektor on teinekord nagu ärritatud, et miks me peame kohustust tegema, aga oleme selgelt missiooniks ja ülesanneks võtnud ka siis selgitada, mis on see sisuline kasu ja vajadus kõikidel nendel arvestustel ja näitajatel, mitte see ei ole ainult, et või riigi poolt selline karistuspiits või vaade ja meede. Siis loomulikult see, et Eestis on happeliste muldadega probleeme, see on jällegi peaaegu sajandipikkune lugu, et kuidas sellega on tegeletud ja uuritud ja teistpidi ka täna me oleme protsessis tegelikult, kus teatud igivanad teemad tulevad tagasi ja samuti need võimalikult lubiväetise alternatiivsed materjalid ajas nagu uuenevad ja siin on ka meil päris mitmeid häid koostöid sellise
biomajanduse ettevõtetega, näiteks Ragn-Sells või Estonian Cell, et kellega me oleme alternatiivsete väetisainete mõju uurinud, et kuidas nad siis ühelt poolt taimekasvule ja teiselt poolt siis mulla funktsionaalsusele omavad. Muldade tihenemise uuringutega ja struktuuriagregaatide stabiilsusega, sellega oleme tegelenud ja sinna panustame. Ehk jällegi see, et üks on see, et see süsinik ja muud elemendid ja ühendid ümber annavad küll mullale vastupidavust, aga kui stabiilne see ajas on jällegi teine asi. Ja koostöös suuresti siis jälle heade Tartu Ülikoolide kolleegidega oleme siis ka osalenud mullaelustiku mitmekesisuse ja funktsionaalsuse uuringutes. Ja veerežiimi erosiooni ja selle muldade katmine on alati ka Eestis teatud ulatuses teemaks. Seal meil selline sihtsuunitlusega nagu uuringud ei ole olnud, aga siin nagu selline sisukas alusandmestik, et seda teadmist nagu kanda on väga oluline see, et meil oleks kaasajastatud mullastikukaardid ja seda väärtust ka me siis koos kolleegidega järjest uuendame. Ja ühe näite siia lõppu toon, enne kui kokku võtta siis see, et selle sama süsiniku uuringute valguses, et üks on see, et me üritame paigutada seda oma teadmisi ja paremaid mudeleid ja rakendusi kohalikkusse, aga tegelikult need paigutuvad ka siis globaalsete kaardistamisülesannetesse ja nendesse hinnangutesse välja. Aga jällegi, et me saaksime hea mõjukusega teadlikult nagu olla, siis see kohapealse infoga on nagu seostamine, integreerimine, et see on nagu meie eesmärk ja tugevus. Ja siin on näide lihtsalt Elva valla näide, kus on 2 erinevat stsenaariumit, ühelt poolt stsenaarium 1, kus on ainult suvisel perioodil on muldtaimestikuga kaetud ja see on süsiniku varu nagu muutus vastavalt sinikama rohkem miinust või pruunikagama natukene plussi ka, või ta on aastaringselt kaetud, et me saame hinnata, et erinevad majandamisvõtted ja viisid, kui palju nad annavad meil ühte või teist nagu võitu. Ja teistpidi tootjate juures korraldatakse viljelusvõistlust, et see on nagu põllumeeste nagu spordivõistlus, kus üritatakse natuke piire kombata, eks seal oleme ka kaasa osalenud selles, et nende samade andmete ümber siis hinnata süsiniku jalajälge ja selles süsiniku jalajäljes see alumine poor, sinine on siis see miinus, see on siis nagu mulda see püsiv süsiniku talletamine, teised on siis emissioonid õhku, ja nii palju, kui me täna oleme nagu vaatanud, et teatud kultuuridega peaaegu jõuab nagu nulli, aga tervikuna ikkagi teatud selline ühesõnaga kliimat soojendav efekt meil ka selline tipppõllumeeste põldudel nagu jääb. Seal lõpetuseks ühelt poolt suur alus ja järjepidevus on väga tähtis see, et meil oleks pikaajalised katsed, sest mullas teatud protsessid võtavad nagu aega, me ei saa ainult üheajaliselt 2-3 aastastega projektide katsetega teha ja teatud pikaajaliste katsete elus hoidmine ja jätkamine, et see on ka nagu mu missioon olnud ja seda ma üritan edasi teha. Ja teiselt poolt laiem ühiskondlik panus on siis selgelt õppematerjalide arendus nii kuni õpikuni, kuni siis lihtsamateni peaaegu siis ilukirjanduseni välja ja sektorile kõikvõimalikke tutvustused. Ja minu võimalik nagu panus Teaduse Akadeemia arengusse, et ehk selline mulla tervikkäsitluse interdistsiplinaarsuse, nii nagu mu töö on alati olnud, edendamine teaduses ja selle sõnumite siirdamine, tõhusam siirdamine ühiskonda. Kuigi ma olen näiteks Estonian Journal of Earth Science'i toimetuskolleegiumi nimekirjas liige, ma ütlen, ma ei ole seal mingit üliaktiivset rolli täna kandnud, et seda ma saaksin teha. Ja teiselt poolt, mis mu tugevus on, et ehk teatud ühiskonnasektoritele selline teatud mõjukus ja võimekus on olemas nii kliima, mulla kui põllumajanduspoliitika kujundamises ja eelkõige võib-olla jah, et kui tänast akadeemia kooslust vaadata, et võis võib-olla selline sidususe seose loomine põllumajandussektoriga, et see saaks minu tugevuse pluss olla ja lõpetan reklaamiga, et 4.5. detsember Kestlik mulla ja maakasutuse konverents ja 16. mullapäev toimuvad ja siis üritame aasta mulla valimisega ka alati valdkonda populariseerida ja tore alati peale seda, kui te mind kohtate, et siis teate, et mis tänavuse aasta muld on, et klibumuld. Nii et ja mullapäeval kuulutatakse välja siis järgmise aasta muld. Nii, ma tänan. Suur tänu, täname. Nii, palun küsimusi. Ja Kärb, palun. Seal viltsatas üks tuttav nimetus, see Estonian Journal of
Journal of Sciences. Kas te olete seal publitseerinud? Ma ise ei ole. No siis mul järgmist küsimust ei ole. Okei. Maris Laanel oli küsimus. Jaa, et aitäh väga tuled ettekande eest. Vaatan imestusega ja müts maha tõesti etise põhjal. Teil on praegu 15 käimas olevat teadusgranti. Uskumatult väga produktiivne teadusrahastuse too ja kaasa arvatud Euroopa grant õige mitu siin. Et suurepärane tulemus just meie mulleteaduse võimestamisel. Aga küsin siis küsimuse nagu niipidi, et kuna ma jalgkonda üldse ei tunne, et kuidas üldse selles valdkonnas rahvusvaheline koostöö käib ja kas järelkasvu lõikes ka nagu järeldoktorantuur on soositud, kuidas see osa nagu tuua väljapoolt Eestisse selles valdkonnas siis juurde pädevust? Siin on tõenäoliselt see on mitmemõõtmeline nagu teema, et teatud tegevustes on see koostöö nagu väga hea, et samamoodi me oleme nii Maarja kui ka Lehoga, kes järgmise nagu tulevad koosdoktorante juhendanud ja teatud sidusprojektides nagu koos olnud. Puhtalt nagu Euroopast nagu raha sisse tuua, seal on sageli see tekk niimoodi, et kui Eestist on üks partner kaasas, siis on juba maja nagu täis, et väga ei mahu, et see on see, et ehk teatud projektides on need koostöövõimalused sageli nagu paremad. Kindlasti see järelkasvu küsimus on nagu kriitiline aga siin ma tahaks rõhutada, et võib-olla mingi hetk meil on, ütleme, sellist välismaist ja muu kultuurist doktorante selles valdkonnas natuke rohkem ja meil on puudus just see, et kes seda Eesti enda asja koha peal edasi jääks kandma. Ja see oleks, et mis ma tahan, et natukene ka tüsedamalt edasi läheks. Suur tänu. Ülo Ninnemetsel. Küsimus. Ja väga tore ettekanne oli, aitäh. Et ma küsiks nagu selle kohta, et sa lõpus mainisid neid pikaajalisi katseid, mis on omaette väärtus, et see on nagu väga hea, aga teiselt poolt jälle, kui nüüd seda süsinikuvaru muutust nagu vaadata, siis seda värvi oli seal maru vähe, eks ole. Et kas nagu sellist mõtet ei ole tekkinud, et teha ka nagu selle süsinikuvaru uurimiseks nagu pikaajaline katse või luua nagu uus asi, sest ega vana pealt seda nagu keegi tegi mingi mõttega, aga nüüd on uued tuuled, et mis nagu tulevikus saab. Osaliselt su mõttekäigiga nagu nõus, aga nende pikaajaliste katsete nagu kasu ongi see, et kui sa viid katsesse nagu uued faktorid sisse, et praegu on populaarne paneme nagu vahekultuurid või midagi, et siis selgelt me näeme, et teatud 10, 15 või 20 aastaga jõuab puude tasakaalulisse seisundisse. Ja siis ongi küsimus, kui nüüd jätkame, siis ta enam-vähem jääb sinna. Et mingi aja tagant, et 30 aasta tagant võiks sinna mingi uue siis faktori juurde lisada, ja loomulikult kui oleks nagu võimekust mingite asjadega nagu teiks uuesti alustada ja me suudame siis järgimised 50-100 aastat perspektiiviga pidada loomulikult. See oleks väga olulise nagu väärtusega. Aga see ongi, et me ainult nende lühiajaliste peale ei saa elada, me saame teatud, ütleme, sektoriga kiireid küsimusi nagu lahendada, et kui äge see väetis on näiteks saagi mõttes. Ma saan selle küsimuse 3-5 aastaga nagu anda, aga et see, et mis tal tõesti see süsinikuvaru nagu pakuleerumise mõttes 20 aasta vaates on, ma saan mudeldada, see on see, et mis me mudeldamist kasutame, et poliitikud ka nad ei malda oodata, et tee 30 aastat katset, siis see vastus, nad tahavad kohe ja siis need mudelid nagu ütlevad, et kui sa niimoodi teed, siis 50 aasta pärast võiks sul nii olla. Suur tänu. Aga Mart Saarma. Aitäh ettekande eest. Neid mitmeid probleeme, mida te siin esitasite, tegelikult võiks osalt lahendada või vähemalt leevendada, kui Eestis hakataks põldudel kasvatama geenitehnoloogiliselt parandatud põllukultuure, mida kutsutakse GMO-ks ja mis ei ole ametlikult keelatud, aga on muudetud finantsiliselt Euroopas võimatult kasutatavaks. Mis teie sellest arvate? Ma arvan seda, et teatud nende teemade lahendamiseks, mis nagu mulle omaduste mõttes, et ega nad ei pruugi väga palju nagu lahendust nagu pakkuda. Pigem
mis need GMO-aretustehnoloogiad on siis teatud herbitsiidi resistentsusega asjadega tegelemised ja taimehaigustega võitlemised, aga sageli jah. Rohkem süsihappegaasi sidumist. Ei, et siin ma jään natuke eriarvamusele, et ma ei ole sellist selget ülevaadet nagu näinud, et selles mõttes, et kogu ahela ja selle fotosünteesi ja kõige kompleksselt, ehk see ühesõnaga näiteks seesama süsinikuvaru kasutamine mullas, et sõltub suuresti, palju sul seda värsket orgaanikat peale tuleb, paljud vanad ära, ehk see teatud ühe või teise sordi kasutamine, kas ta nüüd GMO ei pruugi sellist eelist nagu anda, et kui sa suudad samaväärse saagitaseme saada tavalise sordiga, et siis saab kaasa panna. Selle kohta on 30 aasta jooksul USA väga täpsed andmed ja võrdlused klassikaliselt viljeldate taimedega. Kõik andmed on olemas. Loeme seda Euroopa prillidega. Eks siin ole palju lahtiseid küsimusi, just eriti mis puudutab seda süsinikuvaru tekitamisse, aga kuna meil aeg pressit hakkas, ma annan lühikese küsimuse võimaluse üle Manderile, ma loodan, et see on hästi lühikene vastus ka. Ettekanne ka ja lühike küsimus. Üks termin jäi mulle segaseks. Mida mõeldakse Eestis muldade katmiseks soil sealingu all? Et see on väga mitmetähenduslik arvestades Euroopa praktikaid. No, klassikaliselt seda ikkagi käsitletakse nii, kuidas meie oleme käsitlenud, et me võtame ta ikkagi välja sellest, et kui on see muld-taimkooslus ja sa paned ikkagi mingi infrastruktuuri või inimtekkelise asja nagu peale. Et see on nagu see väljavõtmine. Et ühesõnaga see on inimeste poolt tehtud materjalidega katmine. Ja. Nii, saime selle vastuse kätte, täname veel kord ja liigume edasi.